Lapse ja noorukeas saab alguse suur osa vaimse tervise häiretest. Selles eluetapis omandamata jäävad vaimset tervist toetavad oskused ja lahendamata jäävad vaimse tervise probleemid mõjutavad negatiivselt noorte arengut ning põhjustavad suure tõenäosusega märkimisväärseid tagajärgi kogu eluks. Põhifookusega tagajärgedele keskendumine ning igaühele psühholoogi tagamine ei ole võimalik ega mõistlik. Probleemide süvenemine professionaalide sekkumist vajavale tasandile on nii murega inimese enda kui ka kogu ühiskonna jaoks liiga kallis hind, mida maksta. Me peame vaimse tervise muresid lahendama võimalikult varakult, et need ei süveneks nii tõsiseks. Noortel ei ole aga tänaseni olnud käepärast võimalust omaenda vaimse tervise seisundit analüüsida ning saada sellele asjakohast ja kiiret tagasisidet. Samaaegselt ei ole ka asjakohast ning operatiivset ülevaadet noorte vaimse tervisega toimuvast nüüd ümbritseval tugisüsteemil, koolidel, kohalikul omavalitsusel ega riigil ning neid toetavatel vaimse tervise teenuse pakkujatel. Glanbit ühines Accelerate Estoniaga, et leida võimalus, kuidas läbi toimiva andmevahetuse saavad noored ise oma vaimse tervise seisundit kaardistada nii, et sellest neile endile ka kasu oleks. Ning neid toetavad osapooled saavad parema ülevaate sellest, milliseid tugisüsteeme kuidas ja kuhu rakendada ning mis suunas neid arendada. Koostöös valdkonna ekspertidega võtsime kasutusele vaimse heaolu kaardistamise küsimustiku ning lõime prototüüplahenduse, milles noored saavad enda heaolu mõõta ning koheselt ka tulemustele vastavalt asjakohast tagasisidet ja infot potentsiaalsete teenuste kohta. Meie pilootprojektist võttis osa ligi 4500 õpilast enam kui 50 koolist. Nende andmete koondamisel saime ka juba kohe pakkuda väärtuslikku sisendit koolijuhtidele, kohalikele omavalitsustele ja riigiasutustele, kes igapäevaselt töötavad noorte vaimse tervise toetamisega. Tänu sellise mudeli olemasolule on järgmise sammuna aga hõlpsasti võimalik mõõta, kas mõni uus abivahend või sekkumine noorte heaolule mõju avaldab. Lisaks kerkis esile sarnase mudeli rakendamine õpetajate heaolu kaardistamisel, mis mõjutab samuti otseselt noori. Mis aga kõige tähtsam? Noored ise kogesid tänu meie lahendusele väärtust ja tuge oma vaimse tervise jaoks. Tänu tehnoloogiale suudame tulevikus noorte vaimse tervise muresid varem kaardistada ning ehitada üles nii tõhusamad eneseabitööriistad kui ka kättesaadavamad teenused ja tugisüsteemid, mis loovad meie noorte heaolule parema vundamendi kogu nende eluks.